Tere hommikust, käes on laupäev. Mina sätin ennast turbokiirusel päevaks valmis. Kell on 10:30 ja Anette tuleb mulle kohe varsti järgi ja me lähme Rudolfisse brunchile. Mina olen hommik otsa monteerinud teile videot, mis täna üles läheb. Sain õnneks selle ikka valmis, mul ei ole küll veel thumbnail tehtud, aga ma arvan päeva jooksul ma jõuan sellega ka tegeleda. Igal juhul on ette, mulle üks päev ütles, et on nii väga tahab Rudolfisse minna ja mul ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi. Mul ei ole mikrofoni praegu, aga okei. Ma ei jõua praegu sellega tegeleda. Panin oma uue selle kaelakee ja siis panin selliste sõrmuste kombo. Ja ma tahaks täiega endale nagu mingit korralikku charm braceleti, no see on praegu mingi Aldost. Aga mitte, see Pandora ei ole nagu minu teema. Ja ma ei olegi nagu leidnud Eestist ega isegi kuskilt, kus ma saaks tellida, mida ma saaks ise nagu kokku panna või nagu ise valida need charmid. Ma ei ole leidnud sellist. USAs ma leidsin mingi mega äge lehekülg, kus tundus, et olid ka vist sellest roostevabast terasest, et hind tuli nagu kokku normaalne, ka mitte kõige odavam, aga jah, sealt ma avastasin, et ei saa Eestisse tellida, mis on väga kahju. Mul on küll tädi minemas varsti USAsse ja ma mõtlesin, et võib-olla ma saan tema kaudu selle endale sealt. Outfit of the day, ma panin oma need uued Able'i retuušid. Ma mõtlen, et kui ta on niimoodi pintsakuga koos, siis näeb isegi täitsa viisakas välja. Ei ole vist soolast mõttu mitte kunagi sõnumida. Ma olen vist ise endale teinud, aga jah, pigem kas siis lihtsalt tavaline või siis jah magus. Ma mõtlesin, et ma võtan täna midagi teistsugust, aga nüüd kui ma vaatan, siis ikkagi vist see pošeeritud muna tundub kõige parem. Nii mõnusad need peenikesed klaasid. Ma ei taha teada, kui tihti need veel katki lähevad. Jah, see tundub tõesti nagu hazard. Kas see on hea? Väga maitse. Ma võtsin Nopri grilljuustu endale siia lisaks. Tulime konverterisse, sest et mina tahan põrandalampi vaadata. Ja ega siin on niisama ka põnev brausida. See ilm on täiesti nagu nii kohutav, et ma lähen närvi. Ma olen närvis. Ma olen etega sellised praktilised, et vaatame, et jube puhastada sükest kaudu. See on nii suur ka, vaata siis mingi oled seal peal üritad puhastada. Jah, aga kena. Väga ilus. Vaatagi ilus see pullaga. Jah. Issand, kui toredad tõesti. Issand jumal, kui mugav see. Te näete siin teisi värve, ma istun praegu selles tugitoolis. See on üks kõige mugavamaid asju, milles ma istun täna. Mis asja? Sa natuke valetasid. See ei ole üldse nii mugav, sest esiteks nagu mul peaks olema siin kõrval käetoad, et mul oleks... Okei, see on ainus asi, mis seal puudu on, aga nagu kas sa ei tunne, et sa vajusid sinna? Mul ei ole ühtegi emotsiooni siin istudes. Mul on enda lihtsalt nii kõva tugitool ilmselt. Aga kas ta vist... Ta ei peagi vist taha. Ta võiks natuke liikuda taha. Ta ei liigu üldse. Ta ei liigu, jah. No okei siis. Mis siin on jalatoetus, eks? Valge peale toetad jalgu. Nojah, minu tugitoolil on ka mõeldud selline. Minu kodus seda ei saa olla, mul on koer. Ja ma ilmselt ostan selle. Nice. Vaadake, kui cute see roosa on, aga mitte ma enda koju ei vaataks sellist, aga mõnda koju väga äge. Vaadake seda kastekannu. Very cute, 31 euri, kes tahab. Mina vist võtan selle vaasikese. 16 eurot ja ma lihtsalt kujutan seda oma laua peal ette. Tegelikult te näete siin seda kombot, mis ma tahan oma kodus, et mul oleks heleroosa ja roheline. Siuke rohkem küll sage green meeldib mulle.
aga jah, siukest kombot tahaks. Kuidagi ilus kombo lihtsalt. See isegi see küünla, see hoidja on täiega lahe. Nii ilus kann. On tõesti. Vaata, millised coasterid. Kui oleks suur kodu, kuhu oleks panna kõiki neid asju. Vaata, milline suupiste alus. Saad siia panna. Seda põrandalampi siin ei olnud, mis ma olin netist vaadanud ja üldse siin oli koha peal üsna väike see põrandalampide valik, et hästi palju oli neid laualampe. Nad olid vaata niimoodi segamini, ikka nii raske on midagi leida. Isegi ükskõik mida, okei, diivani, need on suured asjad, aga kus sul on iga ja seal on nii palju asju ja siis need lambid on kõik laiali, siis nagu see tõmbab ju nii silma eest kirjuks, mitte midagi leia niimoodi. Ja, et väga ilus on küll siin ja nagu... Aga pange ikkagi asjad nagu rohkem nagu, noh, neid peab ikkagi, ma saan aru, et tahad seda vibe'i nagu teha, et mis millega sobib, aga juba raske on niimoodi leida midagi. Ja nüüd me käime siin Jyskis ka, mis on siin kõrval kohe. Et sealt ma tahaks vaadata rõdule võib-olla valgustust. Siin? Ja siia. Ma mõtlesin kuidagi just, et siin edasi. Ja siis mõtlesin, et vaatan, et kas siin on mingid ilusaid kunstlilli või taimi, mida ma saaks sinna vaasi panna, et mul oleks permanentselt laual nagu mingi ilus seade, sest et noh, ma kogu aeg ei jõua endale neid lilli ka päris lilli osta. Kes on otsinud mingid toredat dušikardinat, siis minu arust see on väga nunnu. Sellist lauda ma muidu mõtlesin tugitooli juurde endale. Ma vaatan, et siin on mingisugused mõrad, et ma ei tea, kas see nagu lähebki selliseks või on siin mingi praak. Igatahes selline. Me tiirutame Ülemiste parklas, tahtsime shoppama tulla ja siin on lihtsalt täiesti hullumaja. Nii et me ei tea, hakkab vaikselt lootus kaduma. Leidsime koha, nii et ikkagi saab minna raha kulutama. Saaras proovisin sellist valget toppi, aga ta oli kuidagi riidepuu peal ilusam kui minu seljas, nii et jäi see sinna poodi, siis proovisin selliseid halle pükse ja need mulle täitsa meeldisid. Istusid ka minu arust hästi, sellised mõnusad laiad ja siis selline kleidikene ka, aga see oli minu jaoks kuidagi Anette oli pärast mingi oma God, miks sa ei ostnud. Issand, teate, et sees on juicy asju. Nagu vaadake. This is 2000. Kui on soove suveelanõusid soetada, siis... Nad on natuke õudsed, aga I kinda like, aga natuke hirmus. Nad on natuke hirmsad tõesti. Mitte natukene. Oi, see mulle ka üldse ei meeldi. Aga okei. Vaadake roheline ka. See värv mulle meeldib, aga noh, ma ei kannaks siit vist ühtegi nendest, aga nagu kinda cute. Sellised huvitavad jalanõud ja... Furridele või? Ja uus Ugi kollektsioon on tegi selline. Mis see on? Vaata, siis saad ikkagi märjaga ka minna välja. Väga praktiline. Jaa. Nii, mis sa ostid, Anette? Ma ostsin siukse selle klaasist sellise topsi. Ma teen hommikul jääkohvi. Mulle meeldib nagu... Ühesõnaga kõrrega meeldib juua, kui läheks autosse lähen, et siis on nagu pealt kinni. See on siuke ilus, siin on sellised kirsid ka, see on 0,5 liitrit. Mulle meeldib jah kuidagi siukestest erilistest anumatest juua, et siis kohe nagu tahaks rohkem. Erilistest anumatest väga ilus on kõik. Jaa. Oota, kust kohast see? Alantekost 20 €, miinus 30% oli praegu. Mul oli väga vaja seda ühte Blueberry plasti. Väike krustumi, tiir. Ei tea, mida võtta. No nii, ma olen kodus ja ma ei saa aru, kuidas see shoppamine vahel lihtsalt nagu nii läbi võtab. Me ei olnud isegi nii kaua seal Ülemistes, me ei käinud isegi nagu nii palju poode läbi. Ja me olime Anetega mõlemad lihtsalt nagu, oh my God, tahaks voodisse koju lihtsalt. Aga pisikene haul siis. Kõigepealt, nagu ma juba näitasin, siis konverterist ostsin sellise vaasikese. Mulle meeldib, et ta on siuke peenike või nagu, et kui ei ole palju lilli,
Siis saab siia panna ja siuke piklik tõehetk, kas need nüüd sobivad siia. Sobivad küll minu arust. Siis ostsin Jyskist need lilled. Ma väga pikalt mõtlesin, kas ma ostan need lilled, sest et need olid 15 €, mis on nagu kunstlillede kohta. No ma ei tea tegelikult, ega ma ei tea neid kunstlillede hindasid. Aga minu arust need näevad nagu suht realistlikud põllulilled välja ja mulle tegelikult nagu väga meeldivad siuksed õrnad põllulilled. Ja see on nagu nii nunnu kombo minu arust. Ma olen väga rahul nende ostudega. Ja need ma plaanin siis panna endale kirjutuslauale. Kas on natuke, kas siin peaks veel pikemad asjad sees olema või? Kui ma nüüd vaatan niimoodi. Ei, ma ei tea. Ei, ikka need sobivad sinna. Päris pikk vaas. Või kõrge, vist öeldakse selle kohta. Siis ma ostsin siukse lambikese. Ja see on nüüd ühe tulevase projekti jaoks. Rohkem ma hetkel ei ütle, aga selline patareidega LED tulekena. Ja siis ega rohkem ei olegi, kui et ma ostsin Saarast endale need püksid ka, millest oli väike klipp. Siukse valge äärega. Ma ei tea, siuksed mõnusad, hästi laiad casual püksid, helehallid, mulle see värv meeldis, mulle see lõige meeldis ja minu arust pükse ei ole kunagi liiga palju. Siis me käisime krustumis ja ma ei suutnud valida, nii et ma võtsin nii kardemonisaia kui ka kookosesaia. Ma ei tea isegi, ma tahaks seda kardemonisaia kohe proovida. Väga maitsev. Oh my god, ma tahaks magama minna. Aga samas ei tahaks ka. Ma tahaks nagu... Ma ei tea. Mul jäi eile ju teile üks haul tegemata ja tegelikult nagu mind ennast huvitab ka väga, mis mul seal kotis on, mida ma ei ole isegi lahti teinud. Aga ma mõtlen, kas ma nagu võtan veits puhkehetke ja siis teen pärast selle hauli või ma teen lihtsalt praegu kohe siia otsa. Okei, ma panin juuksed kinni ja otsustasin, et ma teen kohe selle suure hauli. Mul on siin selline Sheini pakk ja siin on igasugust nodi sees. Kõigepealt ma tellisin kingad. Ma loodan, et need sobivad, ma loodan, et need on mugavad. Mugavuse number 1 näitaja, kui sa ei teadnud, on see, kuidas on kontsakingal konts. Kas see tuleb otse kannast alla või ta läheb kanna keskele, ehk siis siukse kumerusega see konts. Ja kui ta on kanna keskel, siis ta on palju mugavam kui see, mis läheb otse kannast alla. Nii et see on number 1 näitaja. Tahtsin lihtsalt siukseid hästi klassikalisi, tavalisi, beige kingi. Ma ei tea, ma peaks teile siia panema muidugi try and clipid ka. Ma annan endast parima, et teile need siia teha. Selline pluusikene. Mul üks siuke musta värvi sädelavate lipsukestega on ja see istub päris hästi. Ma mõtlesin, et suveks siuke roosa on päris cute võib-olla teksadega kanda. Ta on küll suht, mulle juba tundub läbipaistev, aga noh, loodame, et on fine. Okei, see on täielik disaster. Siin on mõeldud suuremate tisside peale, mida mul ei ole. Ja ta on täielik kortsu merisid ülevalt. Ja not cute at all. Nii et sobiks kellelegi, kellel on natukene suuremad rinnad. Ja mind ta ei kaunista. Nii et ma arvan, et ma panen selle oma jagasse, kui keegi tunneb huvi, siis at Kaisa Stuff minu arust on mu jaga, ma üritan meelde jätta ja panna alla lingi ka üldse, siis aprilli jooksul ma sinna mingeid asju siin jooksvalt koristades lisan. Aga jah, this is a flop. Siis, kas te teadsite, et Sheinis on Forever 21? Ma ennem ei teadnud. Aga ma tellisin sealt endale teksakleidi. Ma nii loodan, et see sobib, sest et see nagu võiks olla väga ilus. Ta tundub küll
üsna lühike, aga noh, eks vaatame siis. Sellele kleidile mul on suured ootused. Ma ütlen teile ausalt, et mul ei ole praegu tahtejõudu seda kleiti ega ühtegi teist riideeset hetkel aurutada. Nii et ma ei suudagi nagu otsustada, et kas see kleit minu arust näeb hea välja või kas ta näeb odav välja. Et noh, ta vajaks siit alt poolt nagu kindlasti aurutamist, aga kas ta ka peale seda on normaalne, vaat seda ma ei oska nüüd öelda. Et muidu see teksakleidi idee mulle meeldib ja mulle meeldib, et ta ei ole nagu siit alt ümber. Et okei, ta on üsna lühike, aga isegi kui ma kõnnin, siis noh, ta ei tule kuskil ülesse. Selja tagant on ta siis selline. Värv mulle muidu meeldib. Aga ma ei tea, ma ei oska veel öelda, mis ma ise tast arvan. Te võite mulle öelda, mis te arvate. Siis ma tellisin, ma olen teksa lainel, nii et ma tellisin teksa topikese või vestikese, siukse vesttopi, siuka. Ja ma kujutaks ette, et isegi need püksid, mis ma täna ostsin, võiks kokku panna sellega. No selle vesti puhul on jäetud ruumi vähe suuremale rinnapartiile. Et ma ei ole kindel, kas ta minu seljas näeb hea välja, et siit ülevalt on nagu päris palju ruumi. Et ma ei tea, ei tunne ennast kõige mugavamalt sellega, mis on kahju, sest et see lõige mulle muidu väga meeldib. Aga ma ei tea, jah. Muidugi on ka võimalus lihtsalt kanda seda mingisuguse triiksärgiga, et siis ei ole hullu, kui ta on natuke nagu suurem. Aga niimoodi jah, ma ei tea. Not the best. Siis mingi üliodavalt. Lihtsalt mõtlesin, et võib-olla on cute, võib-olla ei ole, aga siuke väikene kleidikene soojadeks suveõhtuteks või reisile minemiseks. Siukene. Looks cute, aga tundub väga lühikene. Siis on meil selline kleit. Ma jätan need samad kontsad praegu igale poole alla, sest et ma ei viitsi vahetada, et ma ilmtingimata muidu ei paneks neid siia alla. Aga ta on väga lühikene, aga suveks võib-olla why not. Istub täitsa hästi. Ma ilmselt paneksin igaks juhuks siia lühikesed shortsid, retuusid alla, et mul oleks kindlam tunne. Aga jah. Mulle meeldib jällegi see, et ta ei ole nagu ümber siit alt, et ma olen aru saanud, et mulle sobivad paremini sellised kleidid, mis nagu natuke kukuvad. Oh my god, see sõrmus jääb igale poole kinni. Mis niimoodi nagu pigem langevad vabalt sealt puusast. Et kuidagi minu kehale sobib paremini. Aga siin peal on liiljad ja liiljad on mu lemmiklillad. Nii et päris äge võib-olla, kui pintsaks siia peale panna. Why not? Põhiline asi, mida ma väga ootasin, on see kleit. Seda ma nägin TikTokis ka kellelgi. Kui see on cute, see tundub päris kvaliteetne isegi, ma pean ütlema. Ta maksis ka ikka üle 20 €, mis on Sheini mõttes siis nagu, ma ei tea, normaalne hind. Okei, teda peab kindlasti aurutama, aga nagu siuke väike princess dress. Oh my god. How cute. Oh my god, ja see tundub siuke kohev ja mõnus. No nii, siin on nüüd kohe kindlasti vaja aurutamist, aga jällegi ma lihtsalt ei viitsi praegu, aga see on kindlasti mu lemmik praegusest haulist, sest et nagu wow. Selline cutesy, ta on väga lühikene. Aga jällegi, kui panna siia alla väiksed retuusikesed, lühikesed, siis ma arvan, et see on okei. Mulle meeldivad nii väga siuksed lõiked. Nagu how cute. Love it. Ma ei tea, kuhu ma sellega lähen. Aga küll ma leian selle koha. Siis ma tellisin endale bonneti magamiseks, sest et kuidagi varem ma ei märganud. Ma ei tea, minu arust varem mul ei olnud niimoodi, et magades mu juuksed läksid nagu hästi niisuguseks kahuseks, aga nüüd mul lähevad, siis ma mõtlesin, et äkki sellega kuidagi läheb vähem, aga ma pean uurima selle kohta veel. Ma ei tea, midagi ma tahaks igatahes selle vastu teha, et mu juuksed nii kahused on. See tukk ajab mind lihtsalt hulluks täna, nagu see pool ei tee muga koostööd
nagu ma olen nii väga üritanud ja see tukk on lihtsalt lappes siit. Nii, ja siis mul on mingi pudi-padi nänn. Mis see siis on? Oh my god. Teate, mingeid asju ma ei saa teile näidata, sest et ma näitan Springmassi jooksul, aga ma tahan kinkida oma paarile sõbrannale siit midagi. Nii et ma päris kõike ei näita. Igatahes selline vöökene, ma mõtlesin just nagu pintsaku peale panemiseks või äkki mõnele kleidile, I don't know, igatahes siuke peenikene, nagu suht kena kinnitusega, oh my god, see tuli nii kergesti lahti siit. Okei, siuke. Tellisin endale fake tuka. Okei, see on valet tooni. Wow. I look horrific. Oh my god. Nägemist. Ma tellisin endale trikoo. Mul on veits sarnase lõikega üks trikoo juba ja see mulle väga meeldib. See mingi lehma mustriga, kui te olete ka näinud võib-olla mu kuskilt Instast. Nagu selline suht lahtine ja siis saad siduda igalt poolt. Noh, niimoodi ei saa sellest midagi aru, aga siuke minu arust päris mis eestikeelne sõna on? Flattering. Nagu kaunistab keha. Sellise lõikega on see. Ja siis ma panin küll Sheini sisse stainless steel, mis peaks olema roostevaba teras. Ma küll ei usu, et ükski nendest asjadest on päriselt roostevaba teras. Ma arvan, et see on see täpselt, mis läheb mingi 3 korraga roheliseks, aga no loodame parimat. Igal juhul mulle hullult praegu meeldib Charm braceletite mõte, mida nagu ma juba hommikul rääkisin ka, issand kui pisike. See on, mul on pisike käsi ka õnneks, aga üks hetk. Issand kui awkward. Aga selline. Täitsa cute, nagu siuke, et mulle meeldiks, kui mul oleks hästi palju siin siukseid käevõrusid ja siis nad kõik niimoodi kõlisevad ja siis mul on kogu aeg nagu hästi palju ehteid. Ma ei tea, ma olen nagu väga ehete lainal praegu. Siis ma tellisin õele. Ühe kaela. Kas ma tellisin õele selle? Vist tellisin õele, kuigi ma vaatan, et see on päris cute ja äkki ma tahan endale. Aga siis ma saan endale ka tellida. Ma ei julge praegu näidata, sest et äkki ta vaatab. Ja see on nagu väike üllatus talle. Nii et ma ei näita praegu. Mis siin veel? Siis ma tellisin. Ma mõtlesin, et nagu brossid on nagu nii unustatud kontseptsioon minu arust. Aga sa saad ju brossidega nagu outfit'e ägedamaks teha. Ei või? Ja siis ma tellisin siukse kirsi brossi. Nagu ma mõtlesin, mingi pintsaku külge saab ju näiteks panna ja nagu nii fun. Nii fun väike asi. Ja siis mul on siin 2 käevõru, üks käevõru, üks kaelagi veel. Vot selle käevõru mõte mulle meeldis, sest et ta on pärlid ja okei, siin on ka nagu metalli, aga on nagu väiksem võimalus, et hästi kiiresti hästi koledaks läheb. See on väga random. Aga mulle meeldib see kulin. Paneme selle ka külge endale. Oi, see on natuke suur. Oi, kui cheap. See need pole isegi metallist siin küljes, aga no okei. Siukene kaelage. Suveks nii äge. Beach vibes. Vot. Ja see ongi kõik. Ma ei kujuta ette, kust ma võtan selle jõu, et teha need triangle-klipid, aga usume minusse. Okei, mul on mingit sorti elu siiski sees ja ma pidin selle tuka eest ära panema, see ajas mind nii närvi. Ja kuna me eile ei jõudnud, siis ma mõtlesin, et me saame nüüd minna lõhnarännakule koos. Nii. Vaadake lihtsalt seda. Minu arust see on nunnu. Osad inimesed ütlevad, et see on kohutav. Kasukaga. Siin peaks olema tugev iirisenoot, mingisuguseid puidunoote.
mangot, nagu mis on selles originaal DNA-s. Ma ei tea, kas siin kookost on, mulle väga meeldiks, kui oleks mingit vanillit. Tunnen väga tugevalt seda iirist vist. Vanillit tunnen. Sellist nagu magusust, troopilisust. Puidunoote mina kohe niimoodi siit ei tunne. Mulle meeldib see lõhn. Kuna mulle Fame lõhn väga meeldib, siis ma juba arvasin, et mulle see ka meeldib. Väga hea. Kui sa ei ole Fame lõhn on usutanud ühtegi nendest, siis ma täiega soovitan. Mulle see sari või kollektsioon või mis see lõhnamaailmas selle nimi on? Seeria, ma ei tea, mulle meeldib see igatahes. Ja ma kannaksin seda kindlasti. Aga praegu, kuna mul on see teine Fame lõhn veel, mingi, ma ei tea isegi, kas ma olen Polar kasutanud, siis ma mõtlen, et ma ilmselt panen selle praegu sinna pakki tagasi. Ja siis ta on mul praegu nagu siuke dekoratsioon. Kuigi ta ei lähe mu uue selle heleroosa vaasi ja nende aasalilla vaibidega üldse kokku muidugi. Nagu see ei ole aasalille vaib. See on siuke bougie bitch. Sirova saatis mulle siis selle kingitusena, nii et aitäh Sirovale. Kell on saanud 9 ja ma olen siin veits nagu niisama vedelenud, TikTokis scrollinud, videot monteerinud. Ma tundsin, et ma võiks ikkagi täna veits veel liigutada. Mul on natuke üle 5000 sammu, selles suhtes ei ole hullu, et mul on mitmel päeval see nädal tulnud nagu 8000 pluss sammu. Ehk siis nädala lõikes nagu see oleks isegi okei, kui mul täna jääks see 5000, aga kuna ma ei ole homse osas päris kindel, et kui palju mul samme tuleb, siis parem on ikkagi täna veel pingutada see 7000 täis. Siis mul on nagu süda rahul. Ehk siis mul on nagu nii vaja minna ühele pakile järgi. Seega ma lähen käin pakil järgi ja siis mul tulevadki ilusti sammud täis. Keegi küsis ka, et kas ma trackin oma samme ainult telefoniga. Et ilmselt ma teen tegelikult rohkem samme, kui mu telefon loeb ja sellega ma olen täiesti nõus. Ja tegelikult ma olen mõelnud küll nutisõrmuse peale, mitte just selle Oura ringi peale, mis on see kõige populaarsem, sest et ta on ka kõige kallim ja tal on igakuine subscription fee veel juures, mis mulle väga ei meeldi. Et ma olen mõelnud Ultrahuman sõrmuse peale. Et kuna ma kellakandja ei ole, siis see sõrmus tundub nagu rohkem minu teema. Ja mind huvitaks väga oma une trackimine ja muidugi sammude trackimine. Nii et jah, selle peale ma olen mõelnud. Aga ta on siuke suurem väljaminek, nii et hetkel ma ei ole seda veel teinud ja telefoniga saab siukse mingi ümmarguse numbri ikkagi kätte. Aga jah, kindlasti nagu kodus näiteks või jõusaalis mul ei ole igal sammul see telefon käes, et siis päris kõiki samme ta kindlasti ei loe. On aeg sellele päevale punkt panna ja vastan 2 küsimusele ka. Üks küsimus oli see, et kuidas ma oma aega planeerin. Kas mul on mingi tabel või lihtsalt vaatan jooksvalt. Ja ma olen see aasta teinud rohkem seda, et ma nädala alguses teen igaks päevaks to-do listid ja panen sinna siis esmajärjekorras need asjad, mis nagu peavad tehtud saama, mis on siis kas tähtajalised või ühesõnaga, et nad peavad tehtud saama. Ja siis ma lisan sinna juurde mingeid asju, mis võiks tehtud saada ka. Selle järgi ma siis umbes toimetan, aga on ka neid päevi, kus ma vaatan jooksvalt, et ma nagu mingit üli ranget plaani ei järgi. Ja kalendris on mul siis mingisugused, kui mul on mingi aeg kuskile pandud või midagi sellist. Või ka sõbrannadega kokku lepitud mingi kokkusaamine, et need on ka kalendris. Ja siis teine küsimus oli see, et kas ma elaksin mõnes teises linnas peale Tallinna või kas ma näeksin ennast elamas välismaal. Ja praegu ma ütleksin, et Eestis ma ei näeks ennast elamas kuskil mujal kui Tallinnas.
noh, ma olengi muidugi terve elu ainult siin elanud. Aga noh, ma nagu ei välista, et mu mõtted võiksid kunagi muutuda, et see on siuke 20-ndates Kaisa vastus, et kes teab, võib-olla 50-ndates Kaisa tahab kuskile rahulikku maakohta ja võib-olla nautida sellist rahulikku elu, et ma ei tea, on ju. Aga praegu jah, ma ei näe ennast Eestis mujal elamas. Ja välismaal, nagu ma võiksin elada välismaal, aga see ei ole kunagi nagu olnud selline plaan, et ma nüüd reaalselt korraldaksin seda ja nagu mõtleksin ja plaaniksin, et nüüd mingi järgmine aasta kolin. Et see on siuke, et kui elu peaks kuidagi minema niimoodi, mingi võimalus peaks tekkima, et siis ma võiksin, aga jah, ma ei planeeri seda praegu. Et kliima mõttes kõige rohkem ma olen mõelnud sellele, et ma võiks olla kuskil mujal just talvisel perioodil. Vot, aga suur aitäh, et sa vaatasid ja suur aitäh kõigile, kes ikka kommentaare jätavad. Mul on tõesti nii tore kogu aeg lugeda, endal on ka nii põnev, et mis te sinna kirjutate ja näeme juba homme. Tšau!